Täna vestan ma teile loo enda iidolist, eeskujust, akadeemik Gustav Naanist. Gustav Naan oli Eesti filosoof ja kosmoloog, vast kahe kõige populaarsema esseisti hulgas, kes 60-ndatel, 70-ndatel ja 80-ndatel tegutsesid. Teine esseist oli loomulikult Kapinski. Naan oli sündinud Vladivostokis Primorje Krais Eesti taluperes 1919. aastal. Ta lõpetas Leningradi riikliku ülikooli füüsikateaduskonna. 1941. aastal visati Gustav Naan Eestisse langevarjuga, misjärel ta sõdis siin platseerunud Saksa väeosadega. Pärast sõda asus Naan tööle Pärnumaa kommunistliku partei rakukeses. 1951. aastal sai Gustav Naan akadeemikuks ja Eesti NSV Teaduste Akadeemia asepresidendiks, hiljem veel presidendiks. Samal aastal sattus suur hulk Eesti haritlasi põlu alla parteipoliitika tõttu. Neid süüdistati kodanlikus natsionalismis, mis tähendas, et nad nostalgitsesid eelmise riigikorra järele. Neist ühe, Friedebert Tuglase, võttis Naan oma isaliku kaitse alla. Tuglasel nimelt oli taskus Eesti NSV Teaduste Akadeemia liikme dokument. Ta oli selles asutuses korrespondentliige. Tuglase kõik honorarid võeti ära, tal ei olnud avaldamisvõimalusi. Naan jätkas tema kaitsmist ametlike süüdistuste vastu, säilitades Tuglasele Eesti NSV Teaduste Akadeemia korrespondentliikme tasu. Gustav Naan ei lubanud Friedebert Tuglasel nälga surra. Veel enne, kui Gustav Naan alustas oma ülipopulaarsete esseedega ajakirjanduses, asutas ta Tõraverre observatooriumi, mis hiljem kujunes maailma üheks tuntuimaks uurimiskeskuseks astronoomia alal. Mihhail Jemtsevi ja Jeremei Parnovi kriminaalromaanis Diraki meri on jutustaja poolt lausutud kaks mõtleva panevat lauset. Ja ma olen seda eestlasest Gustav Naani sümpoosiumidel kuulnud. Tal on oma vaated, oma teooria. Teos ilmus 1967. aastal ja tõlgiti eesti keelde 7 aastat hiljem. Eestlased jäid sõnatuks. Meid mainiti. Gustav Naani mainiti. Kuigi Eesti on maailma areenil end kõigist teistest üle mänginud, tõmmates kaardipakist välja kõik ässad, ei saa ignoreerida tõsiasja, et eestlase oli siis 1,2 miljonit ja praegu on neid alles vaid umbes 1 miljon. Ja üks neist eestlastest, akadeemik Gustav Naan, osales 60-ndatel aastatel aine-antiaine debatis. Mis on selline antiaine? Barüonid on prootonid, neutronid ja lühiealised hüperonid. Esimest neist sisaldavad 3 kvarki. Nende vastandosakesi nimetatakse antiprootoniteks ja antineutroniteks, mis moodustavad antituuma, mille ümber tiirleb antielektron ehk positron. Mõni triljondiku sekundit pärast universumi paisumise algust tekkis iga miljardi kvarkidest moodustunud antibarüoni kohta miljard pluss 1 barüon. Miljard osakest annihileerus miljardi antiosakesega ja muutus kiirguseks. Ülejäänud liigne osa moodustas aga kogu nähtava universumi, nagu me seda täna tunneme. Paisumisest tekkinud kiirgus hajus aegruumis igas suunas, moodustades muuhulgas kosmilise mikrolaine taustkiirguse ehk eesti keeli reliktkiirguse, mille temperatuur on 2,75 kelvinit ja energia umbes 0,2 megaelektronvolti. Kosmiline mikrolaine taustkiirgus jõuab meieni kõikjalt. See on olemas isegi tähtede sees. Mitte sellepärast, et see oleks tunginud läbi nende intensiivsete kiirgusväljade, vaid eelkõige sellepärast, et see oli seal varem. See eksisteeris kõikjal pärast suurt pauku, isegi nähtava universumi kõige kaugemates piirkondades ja isegi väljaspool seda, väljaspool igasugust piiri. Nii eksisteerib antiaine ainult kosmilistes kiirtes ja radioaktiivses lagunemises.
Antiosakesed võivad meie kehadest läbi minna haruldaste külalistena, mida kosmilised kiired kannavad ilma annihileerumata. Kuid seda ei saa otseselt jälgida. 1964. aastal Moskva astrofüüsika konverentsil pakkus Gustav Naan välja, et kuskil eksisteerivad mitte ainult antiaine hulgad, vaid isegi antimaailmad, mis on teistest tugevalt eraldatud. Hiljem ütles ta välispressile. Meenutagem üht inglise laste lemmikmuinasjuttu peeglitagustest maailmadest. Uudishimulik väike tüdruk Alice arutleb kassipoeg Kittiga, et selline maailm võiks olla väga huvitav. Proovime ka meie heita pilk sellisele peeglitagustele maailmadele. Antimaailmade probleem on samuti omamoodi mäng, aga see kehtib väga rangete matemaatiliste reeglite järgi. Peegli taga olev maailm, antimaailm, tuleb ehitada mitte nii, nagu see võiks olla, mis pole piisav, vaid nii, nagu see peab olema. Pealegi ei pea peegel olema tavaline, see võib olla palju keerulisem võrupeegel. Kahjuks ajasid 60. aastate füüsikud tänapäeva mõistes midagi segi, sest antiainet saab toota vaid laboritingimustes. Nagu ma ütlesin, see on ka kosmilistes kiirtes ja radioaktiivses lagunemises. Aga kusagil universumis ei saa olla antimaailmu. See vastanduks füüsikaseadustele. Et antimaailmad eksisteeriksid, peaksid universumis eksisteerima C-laengu, B-paarsuse ja D-aja vahelised sümmeetriad. Sellised Eesti akadeemikud nagu Harald Keres või Gustav Naan oletasid, et looduses on olemas kõik sümmeetriad. CC, CT, CP ja PT, kuid hilisematel aastakümnetel on kõik need võimalused ümber lükatud. Eksisteerib vaid üks sümmeetria, CPT. Gustav Naan jutustas ka ühe oma kaunima loo, narratiivi noorest mehest ja noorest naisest, teineteist kirglikult. Tragöödia seisnes selles, et nad kuulusid eri maailmadesse ja elasid kaugetes galaktikates, kus mingil põhjusel oli säilinud aine ja antiaine sümmeetria. Tüdruk oli täielikult mateeriast, noormees täielikult antimateeriast. Nende kohtumine kestis vaid triljandikku sekundit. Nad muutusid valguseks, aga nende abielul polnud piisavalt helget tulevikku, et see valgus oleks seda valgustanud. Gustav Naani eripäraks oli see, et ta ühendas oma esseedes meisterlikud kirjanduse ja kosmoloogia. Alati, kui toimus kosmiliselt oluline sündmus, näiteks Nõukogude kosmonautide orbiidile saatmine, ilmus Naani artikkel taas ühes Eesti keskseimas ajalehes sel puhul. Temast sai omamoodi Eesti ajakirjanduse kosmoloogiline vahtkond. Kuid Naan sihtis ka kirjandusajakirja Looming, mis jõudis ajalehe kioskitesse iga kuu lõpus. Nõukogude publik oli sügavalt kiindunud kirjandusse, sest ainult kirjanduse kaudu võis veel kuulda midagi tõe sarnast. Naan oli oodatud esineja noorte teaduspäevadel, suveseminaridel ja kirjandusõhtutel. 1960. aastateks oli tekkinud kirjandusõhtutele iseloomulik formaat. Noored luuletajad, sündinud aastatel 1941–1947, rääkisid nendel õhtutel esimesena, kasutades tulihingelist ja sõjakat keelt. Pärast neid, nagu arvata võis, võttis sõna Gustav Naan, 1919. aastal Vladivostoki lähedal sündinud kommunistliku partei liige, kelle kõnesid kuulati hinge kinni pidades. Tavaliselt rääkis akadeemik antiainest ja aegruumi topoloogiast, puudutades abieluprobleeme ja kuidas saavad omavahel läbi mees ja naine ehk tema ja temake. Kui Naani loengu aeg lõppes, ümbritsesid teda sageli noored naisluuletajad, kes julgesid pühakult arglikult küsida, kas te minust rääkisite, kui pestsite temakesest? Naan oli naiste suhtes rõhutatult viisakas.
otsides sageli oma pintsaku taskust karamellikommi, mida seal tihti polnud. Elu lõpupoole, kui Eesti rahvuslik liikumine teda juba põlgas, jagas ta vahel kokku kleepunud karamellikomme, pakkudes neid naistele, keda ta nüüd üha harvemini kohtas. Naani nähti sageli noorte seltskonnas, mistõttu talle meeldis end võrrelda Sokratesega. Sellises seltskonnas tegi ta kõigepealt kindlaks, millised poisid ja tüdrukud kirjutavad luulet ja kohtles neid viisakamalt kui teisi. Ta tegi neile selgeks, et universumis valitseb teatud sümmeetria, just nagu on mehi ja naisi. Naani väitel oli lahutuste arvu suurenemine termodünaamika teise seaduse tagajärg, mis nõuab entroopia suurenemist negentroopia arvelt. Ta soovitas naistel mitte abielluda ilma armastuseta. Naan ise oli abiellunud KGB ohvitseri tütrega, kes mõne aasta jooksul sattus peapööritusse selle teadmisega, et tema abikaasa on akadeemik. See oli eriline privileeg. Nõukogude Liidus oli akadeemikutel õigus isiklikele autojuhtidele. Neile anti eelisjärjekorras Volga autod ja värviteleviisorid ning nad said spetsiaalsetest kauplustest osta hõrgutisi, lõhekonservi, banaani ja martelja konjakit. Nõnda siis nautis proua Naan seda väga erilist staatust ja kohtles ka teisi inimesi vastavalt. Nii juhtuski, et 1970. aastate alguses, kui akadeemik Gustav Naan oli juba kogu Nõukogude Liidus tuntud esseist, müüs tema naine oma osa korterist, jättes lugupeetud akadeemiku mitmeks nädalaks, võib-olla isegi kuuks kodutuks. Ta magas teaduste akadeemias nahkdiivanil, midagi enne kuulmatut Nõukogude Liidus. Selles tohutus riigis oli akadeemikuks olemine üks kõrgeimaid võimalikke staatusi, isegi privilegeeritud kui partei tippametniku oma. Naan teadis täpselt, millest ta rääkis, kui soovitas naistel mitte abielluda ilma armastuseta. Naan armastas oma naist hoolimata katastroofidest, mida naine põhjustas. Nagu ta teises artiklis mainis, tõeline armastus kestab igavesti. 1965. aasta juulis külastas Sophie Loren Moskva rahvusvahelise filmifestivali raames Nõukogude Liitu. Teda peeti laialdaselt maailma kauneimaks naiseks, kuigi isegi siis olid tal tugevad konkurendid. Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, Grace Kelly. Akadeemik Naan nägi Loreni Moskvas ja kirjutas peagi pärast seda kohtumist. Universum kulutus 13,7 miljardit aastat ja 4 põhielementi. Süsinik, lämmastik, vesinik ja hapnik, et leiutada selline särav naine nagu Sophie Loren. Naan nägi nõukogude naise ja Sophie Loreni vahel palju sarnasusi. Ekraanil kehastas Loren iseseisvaid ja enesekindlaid naisi. Nõukogude naine pidi olema enesekindel paratamatuse tõttu. See naine oli kohustatud töötama 8 tundi päevas. Sageli väikese palga eest tähtsusetutel teisejärgulistel kohtadel, kontoritöödel. Need ametikohad pidid olema sageli füüsiliselt mugavad, kuid halvasti tasustatud. Pärast tööd tassis see daam koju tüüpilise nõukogude toidukorvi. Pudeli sinise korgiga 2,5% piima. Paar pakki odavat hakkliha, supiluud, pätsileiba ja marineeritud heeringat tomatikasvas. Seejärel istusid nad abikaasaga kodus, vaatasid teineteisele otsa ja rääkisid imelisest elust, mis neid ees ootas, kui mees ometi kaugõppes ülikooli lõpetaks. Võib-olla veedavad nad kunagi suve Kagras suvilas, nagu akadeemik Gustav Naan, unistasid nemad. Gustav Naan vaatas oma naise asemel kindlasti hoopis lühikestes seelikutes noori luuletajaid, nagu Viivi Luik või Amee Malla. Nii kuulutas ta. Naine on looduse kõige geniaalsem leiutis. Pole mõtet nendega vaielda. Asja tegi veelgi keerulisemaks see, et
glamuursest Eme Mallast sai peagi partei tippametniku Vladimir Beekmani naine. Naan aimas, et kirjandusringkondade lemmiktüdruk oli abiellunud mehega, kes oli temast endast noorem, agressiivsem ja sihikindlam. Pärast ülipopulaarse essee Võim ja vaim avaldamist ajakirjas Looming 1969. aastal jätkas akadeemik Naan arutelu 1976. aastal Nõukogude Liidu keskses kirjandusajalehes Literaturnaya Gazeta 15. septembril 1976. Tema artikkel kandis pealkirja On она и второй закон термодинамики ehk eesti keeles tema, temake ja termodünaamika teine seadus. Selles artiklis Gustav Naan väitis, et abielu on lugu, milles ei saa paljusid asju ette planeerida ja vead tulenevad tegevusetusest. Abielu algab sellega, et on olemas loorid, sõrmused ja tulised lubadused. Ometi võimaldavad ainult piisava tõenäosusega toimuvad protsessid millegi kindla, täiesti kindla ehitamist. Muidu, kõik, mis saab valesti minna, läheb abielus valesti. Kui abielus osalejad tahavad, et kõik kokku kukuks, peavad nad lihtsalt mitte midagi tegema. Elusorganismid suurendavad ka suletud süsteemis juhuslike ümberkorralduste ehk siis entroopia arvu. Selleks, et elussüsteem ei hajutaks oma energiat ühel ajalskaalal, tuleb teha lisatööd. Et energia ei hajuks laiali, selleks lisatöö kontsentreerib seda. Samamoodi, kui abielupooled ei tööta aktiivselt selle nimel, et säilitada seda, mis neil on, nad kaotavad selle. See on termodünaamika teine seadus praktikas. Kui ümberkorraldused väljivad kontrolli alt, on tulemused Naani statistika arvates mõõdetavad. Näiteks Nõukogude Liidu Magadani piirkonnas suurenes lahutuste arv 70 aasta jooksul 30-kordselt. See tähendab, et 29 Magadani paari, kes seisid altari ees 1904. aastal ja läksid lahku alles siis, kui üks abikaasadest jäi kirstu, oleksid 1972. aastaks ammugi lahku läinud. Gustav Naani sõnul juhib naiste demograafilist käitumist paljude põlvkondade kollektiivne alateadvus. Naine keeldub sünnitamast, kui ta püüab kaose korraga asendada või vastupidi, kaose täielikult kaotada. Seega loodus ise on ise organiseeruva kaose vorm. Teistes valdkondades püüda näidata, et kogu universum on üks suur isereguleeruv, iseorganiseeruv protsess ja neile protsessidele iseloomulikud on siis mõned omapärased jooned. Võtame hästi lihtsalt mingisugune, ütleme, kohtumine või interaktsioon, 3 objekti näiteks, mis nad siin võivad olla, ei ole eriti tähtis, see võib olla näiteks kvasar või galaktika või molekul või et arusaadavam oleks, olgu ta kaunitar, kes jalutab pargis. Ja jälle vastu tulevad siin võivad olla näiteks jällegi molekulid või mis tähes, olgu vahelduseks näiteks, see on vana lugu, kasutame mõtteliseks eksperimendiks, näiteks Don Juan ja sadist. Ja nüüd siis Don Juan ütleb, et oi kui ilus naine, küll oleks hea meelitada põõsastesse. Sadist ütleb põõsastesse jah ja peksaks vaesa omaks.